tere, imeline hing! Teeme kaardi lugemise nädalale 19 kuni 25 jaanuari ja nagu ma lubasin, siis räägime ka 18. jaanuari energiatest lähemalt ja sellest energiatsüklist, 13-päevalisest tsüklist, mis algab 18. jaanuaril, kui on ka kuu loomine kell 21:52. Ja terve see uus nädal saab olema täiesti uues hinguses. See eelmine energiatsükkel oli selline suur puhastus, korrastus, energiate ümber häälestus, kus meid paluti siis tulla rohkem kohalolusse ja mitte nende vanamoodi mustritega kaasa minema. Need vanamoodi mustrid võisidki siin üles kerkida selleks, et me neile head aega ütleksime. Ja üks moment, ma kohe tagasi. Ma panen natuke sääsetõrjet, sest et tundub, et sääsed on muutumas maiaks. Et võib-olla see energia, mis meil praegu ongi, kutsub, et kui on vaja, siis hoolitse enda eest, et ära lase elul endast üle rullida, et ikkagi meie ise seadistame oma turvalised piirid, omad kokkulepped universumiga, oma kogemused, mis meile meeldivad, nendel me lubame sündida, mis ei meeldi, siis me teeme vastavad valikud. Kas me muudame olukorda või muudame suhtumist, aga ma ei pea jääma nagu sellesse kannataja rolli. Nii, aga vaatame kohe seda energiatsüklit siis lähemalt, et see energiatsükkel, mis 18. jaanuar algab, kutsub meid kogemusse, kus me ise valime algallika juhatusel elada, et see on selline võimalikkuse väravate avamine, kus elu annab meile võimaluse, et näed, et uksed on lahti, et sa võid valida praegusel hetkel, kas minna hirmuteed ja ärevuse lugusid uskuda või sa võid valida ennast rahustada, lõdvestada ja maandada, et sa saaksid ühendust enda kõrgema tõega läbi enda südame. Siin kõrval keegi sahistas, põõsastas, mul tunne, papagoi käisid papaiad söömas. Nii. Olen siis hetkel Sri Lankal, kes ei tea, palavad tervitused kõigile. Loodan, et teil on tervisega hästi, olete hoitud ja kaitstud, olete turvaliselt. Ja vaatame siis. Põhiline sõnum tuleb siis pöördumine oma kahetsuse vaatlemisest ja see, mis ei ole õnnestunud, selle vaatlemisest, selle vaatlemisse, aga mis on võimalik, et kuigi siin seal kaardil on väga ilusasti kujutatud, et selja taga on siis uppi läinud kausid, aga tegelikult see tütarlaps hoiab enda käes kuldkalakest ja vees on siis tema poole laine talle toomas veelgi uusi võimalusi, ehk siis praegu on sul võimalik valida ja otsustada, et sinu kaitseinglid, vaimsed teejuhid, ülestõusnud meistrid on ju näinud seda, mis sinu elus on toimunud, et see ei ole nagu universumi poolt jäänud märkamata ja elu tuleb alati appi. Ja elu aitab neid, kes sellele avatud on ja on valmis vastu võtma. Et selline vastuvõtlikkuse avamine muudab meid magnetiks edule, et nii nagu Tuhka-Triinu loos, Tuhka-Triinu kõigepealt tundis, et ta on ehk võib-olla tõesti läbi kukkunud, tema jaoks ei olegi õnne võimalik, et õnn on justkui kättesaamatu. Aga tänu tema palvele elu tuli talle appi ja kui me palvetame, siis elu saadab meile selle tõlla
järele ja aitab meile need nii-öelda pallirüüd luua, et me saaksime edasi liikuda. Aga selle eelduseks ongi siis see, et ma kasutan oma sisemise tarkuse abi, et ma tunnetan ära, et millega mul on hea tunne, et siis ma pööran pilgu lihtsalt sinnapoole, et see ongi selline energiatsükkel, mis ei oota ega eelda, et me kõike teame, vaid seda, et algallikas teab, sinu kõrgem olemus teab ja meil on aeg sulandada oma ego mina, oma hirmu mina, oma individuaalne mina tagasi kõiksuse kogemusse ja sageli need rasked olukorrad ongi meie ellu tulnud selleks, et me õpiksime küsima. Ja kui ei ole asjad õnnestunud, siis järelikult ei ole veel piisavalt energiat panustatud selle uue võimalikkusesse. Aga kui sul on vähegi lootust, siis kasuta seda lootuse jõudu, et rakendada enda mõtte ja otsuse tarkust ja ole ka avatud vastuvõtlikkusele, et algallikaga suhtlemine ei ole siis see, et ainult me küsime, vaid ka see, et me võtame rahu, pause, lihtsalt olemise pause, kus universum saab meile ka selle vajaliku inspiratsiooni saata ja juhatada, et edasine saaks hakata kulgema kõige kõrgema plaani kohaselt. Et selline mõnes mõttes nagu vana mina, võib-olla see on ka traumadena jäänud kehasse, et siis see teadlik enese lõdvestamine on väga vajalik. Et lihtsalt läbi lõdvestuda nendest kohtadest, et trauma ei ole see, mis sinuga sündis, vaid see, mis sinu kehasse pingena alles jäi. Ja nendest pingetest vabanemiseks siis enda rahustamine, oma tunnete läbitundmine, ilma et ma tahaksin neid tundeid muuta, vaid ma lihtsalt tunnistan, mida ma parasjagu tunnen. Et see aksepteerimine, et praegu on olnud nii ja lihtsalt tunnen selle tunde lõpuni läbi ja see lõpp ei tule nagu sellise välgu ja pauguna, vaid lihtsalt mu tähelepanu hajub sellelt minema. Mitte ma ei suru seda alla ega suru seda minema, vaid et lõdvestudes iseeneslikult pöördub tähelepanu tagasi keskmesse oma tuumolemusse. Ja vot sellist teadlikku ümberpöördu minevikust tuleviku pilgu suunamist, siis elu aitabki selle energiatsükli jooksul teha. Ja vaatame, mis on siis selle nädala, selle 13-päevase energiatsükli esimese osa põhiline õpetus meile. On see, et kõik toimib siin maailmas jumaliku korra kohaselt. Valitseja kaart räägib sellest, et kui meie mõtted on vähemalt 50% positiivsed ja pööratud sellele, mida me tõeliselt tahame, siis me häälestame oma alateadvuse ümber. Et öeldakse küll, et 90–95% alateadvusest või meie olemuse toimimisest ongi alateadlik, siis tegelikult meie teadlik otsus on palju tugevam meie alateadlikest kalduvustest ja see, kui asjad ei ole olnud senini nii, nagu oleks tahtnud, siis võib ka vaadata, et võib-olla me oleme võtnud liiga palju vastutust teiste inimeste tunnete, kogemuste, teiste inimeste heaolu eest või oleme sidunud liiga palju enda heaolu teiste tunnetega. Et siin siis aitab selline koorma mahapanek ja tunnistamine ja nägemine, et ma ei pea iga võitlusega kaasa minema. Ma võin ka valida täiesti teadlikult astuda nendest mustritest välja, kus ma olen üleüldse üritanud mingisugust kogemust nii-öelda nagu jõuga muuta, vaid kutsungi selles kohas appi algallika energia ja valin siis vastavalt sisejuhatusele, vastavalt intuitsioonile, mis võib-olla varasemalt rääkinud puudusest, vaesusteadvusest, sellest, et ikka on vähe, ikka veel ei ole, et tulla rahusse ka selle tundega, mitte see, et ma pean sellest tundest lahti saama, vaid tunnistan, et okei, kui praegu on olnud nii, siis mida siis algallikas soovitab, et kuidas ma saan oma armastuse karikat praegu ise niimoodi täita, et ma ei ole nii palju sõltuv sellest välisest
et võimalik, et see on mingi roll, mingi kuvand, mingi pilt, mida me oleme endast tahtnud luua ja hoida. Aga vabanedes sellest kuvandist või sellest nii-öelda ootusest, sellest haakumisest nendesse kohtadesse, täitis oma südame, hakkab elu näitama, kuidas elu ise korraldab kõik ümber, me häälestume iseeneslikult uuele ajaliinile, uute reaalsusesse, kus kogemused saavadki uutmoodi lahti rulluda, et selline negatiivne ja pessimistlik mõtlemine, mis on olnud väga suureks paineks, väga suureks kurnatuseks meie elus, saab ümber vahetatud. Et me võtame omaenda armastuse karika enda kätesse ja kõik need karikad, kust me lootsime, et meile valatakse meie karikasse juurde, ma annan need vabaks, lahkun sellest situatsioonist. Isegi ma ei pea ära jooksma, aga energeetiliselt ma harutan ennast sellest lahti. Ehk siis mõnes mõttes ma hülgan oma mineviku toimimise viisi ja seeläbi ma saan enda jõu, enda väe tagasi. Et hakkan oma väge kasutama sellega seoses, millega mul on mõnus tunne, meeldiv voog, meeldiv edasiliikumise kogemus. Et selline sisemine muutus on normaalne, see on tavaline. Ja Abraham Hicks räägib ka, nimetab seda siis vorteksiks, keeriseks ja sellesse me saame siseneda ükskõik mida tehes, mida me naudime. Kui üks eluvaldkond ei toimi, siis on kindlasti mingi muu eluvaldkond, mis saab toimida. Et siis on nagu tarvis, nagu slaalomit sõites, et kui me sõidame mööda suusamäge alla, et siis sa ei saa igalt poolt sõita, eks ole, kus on kivid ees, kus on tõkked ees, et siis tuleb muuta oma suunda. Et samamoodi elus siis me ei saa alati otsejoones alla kihutada. Ja see ei olegi elu mõte, vaid elu mõte on see, et ma lähen selle muutusega, selle kurviga kaasa, mis praegu parasjagu tundub, et on minu jaoks kõige meeldivam, et ma sellelt rajalt välja ei sõidaks, ehk siis tasuks tunnetada, et millega mul on see hea tunne, et lubada endal selle transformatsiooni tantsuga kaasa minna, et see tants ise vormib meid tagasi algallika olemusse, sest üks algallikaga ühenduse tunnuseks on ka paindlikkus ja kannatlikkus. Et kui asjad ühtemoodi ei ole toiminud, ei tähenda, et need ei hakkakski toimima, vaid seda, et meil on vaja võib-olla millegi muuga vahepeal tegeleda. Need on siis nädala põhisõnumid. Panen need kaardid siia praegu tagasi ja vaatame nüüd päevade kaupa energiate ülevaadet. Alates 19. jaanuarist, 19. jaanuar, esmaspäev on 13-päevase energiatsükli teine päev, mida nimetatakse seemne murdumise päevaks, kus mingisugune koorik, blokeering saab nähtavale, saab tuntavaks, et me sellest kohast läbi kasvaksime, et see, mis sellel päeval üles kerkib, lähebki siis järgneva 2 nädala jooksul tervendusprotsessi. Nii et see väljakutse, mis siin võib kerkida, on selleks, et see hakkabki lahenema. Ja nii ilus siin on minu arust selline seeme, eluseeme. Et müntide 9 räägib väga ilusast maisel tasandil kulgemisest, mis ei pruugi olla kõige kiirem, aga see on hästi stabiilne, hästi jõuline kasv ja eduvoo kasvamine, nii et sellel päeval me paneme aluse vundamendi millelegi väga imelisele ja mulle väga see kaart meeldib, see räägib ka sellest, et siin on pianist, kes mängib klaverit, et võimalik, et ka meie ise tunneme ära, et mingisugune loovuse hoovus on see, mis meid hakkab nagu kutsuma või me saame sedasama väljakutset, mis meil on tulnud kuidagi enda loovuses kasutada, mis hakkab tooma tulevikus uusi vilju, et praegu selline seemne külvamise hetk, millest saavad hiljem kerkida uutmoodi võimsad protsessid. Samas see päeva energia võib tuua ka
taipamised, et mõõkade 10 ei räägi sellest, et siin oleks oodatud raamat, vaid siin on arusaamine, millest draama on seisnenud, milles on seisnenud meie mõttetasandi ütleme siis, tuleb sõna haavatavus, võib-olla ka nõrkus või selline haavakoht, et siin võib oodata, et me mõistame mingil tasandil väga hästi, mis meid aitab tulla sellisest ohvritundest ja saamatuse tundest ja vähesuse tundest tagasi enda küllusteadvusega kooskõlla. Ja võib-olla me näeme ära ka selle koha, mida meil on siis vaja teadlikult muuta, et missugusesse energiasse ennast ankurdada. Et üks valgustatuse tunnus on huumor, on rõõm. Et võib ka vaadata, et kus ma olen oma rõõmust välja läinud, mis meid pidevalt on nii-öelda endast välja viinud. Ja see on siis ka võti selle juurde, mis meid saab endasse tagasi tuua, et ma lähen seda sama teed tagasi, kust ma seda rõõmu hakkasin väljapoolt otsima, et ma tulen sellesse tundesse, et ma loon selle ise või mingil muul moel. Et kui me selle päeva energiaga kuidas ma ütlen, nagu joonduma oma hingega sellel päeval, enda rõõmuga, siis me jõuame sellisesse väga suurde õitsengu tundes, et me saame aru, et see väline tegelikult ei olegi meid üldse nii palju mõjutanud, vaid tegelikult see, millega me oleme endale ise kannatusi loonud, on meie enda mõtted ja mõistes, kuidas me oma suhtumiste ja oma eelduste või ootustega oleme ennast nii-öelda nagu puuri mänginud, siis need samad taipamised toovad meile ka selle sama suure vabanemise, kergenduse ja vabama, helgema hingamise. Et ülesanne ei ole mitte vastu hakata nendele olukordadele, vaid sünnitada ennast tänu sellele olukorrale uute sagedusse. 20. jaanuar on suure vaimu kõiksusega kokku kõlamise energiaga päev, mis ütleb, et vali ise, et mina valin olla algallikaga kooskõlas. Mina valin anda kõik, mis on mul olnud koorem, mis on mul olnud raske, keeruline, tekitanud tunde, et ma pean maailma enda seljast tassima, annan kõik need kogemused ise ka vabaks. Ise need valisin, ise ka vabaks annan, see ongi vastutuse selline põhivõti. Ja jällegi tuleb seesama puudusteadvuse ümberpööramine, ümbertransformeerimise õpetused, pööra pilk selles suunas, aga mis praegu on võimalik, et kuna on ka kuu loomisaeg, noorkuu aeg, siis praegu väga hea teha taotlused ja kõik sellised energiat ümber transformeerida, mida me oleme tajunud või näinud, mis on meid kurnanud ja ära väsitanud. Et kuigi see ei pruugi olla sellise kiire energiaga päev, et pigem võib olla selline seisakutunne ja raskuse tunne, siis see seisak või selline vaatenurga muutmine, nii nagu see noormees on siin pea alaspidi, et me lihtsalt tänu sellele seisakule, et asjad, mingid teemad ei ole nii kujunenud, nagu me oleme tahtnud, toob meile tegelikult selle valgustatuse mäletamise tagasi, enda tõelise olemuse mäletamise tagasi, et sellest päevast me saame väga suurt võitu, kui me pöörame pilgu selles suunas, aga mida me siis tegelikult soovime, mida me tahame, et selline suhtumine toob meile kindla garanteeritud võidutunde ja vabanemise sellisest vanast elumustrist. Et me õpime siin parasjagu, et see on selline õpingupäev, et see ei ole selline päev, kus sa hakkad nagu kohe vilju nägema, vaid see on selline päev, kus sa
valid ja otsustad, et okei, mul on kõht tühi, ma teen endale süüa, et samamoodi siis energeetiliselt ma tahan paremasse energiasse, aga ma vaatan, mis see parem energia minu jaoks üldse on, et enne kui me süüa teeme, siis me valime ju ka komponendid, otsustame, tunnetame, mida me üldse süüa tahame, mis on praegu võimalik. Et selline terviklikkusega kokkukõlamine ei tähenda seda, et kohe kõik peab olema kohal, millest ma olen unistanud, et see, kui kiiresti meie unistused täituvad, sõltub väga suuresti sellest, kui palju me oleme oma egoistlikest ja hirmupõhistest energiatest lahti laskunud ja valinud hakata usaldama eluvoogu. Ja üks asi, mis veel energiaid kinni hoiab ja unistuste manifesteerimist, on see, kui me teeme jõuga või vastutahtmist oma elus asju, ühesõnaga tegutseme endale mitte meeldival moel, et selle päeva energia aitabki siis ära tunda, et kus ma siis ennast nii-öelda takerduma olen suunanud ja juba selle taipamine, kui ma tõde taipan, siis see blokeering saab hakata vabanema. 21. jaanuar. 21. jaanuar on selline sügava vaate ja ka võib-olla väga tähenduslike unenägude päev, et siis ma soovitan, et pange tähele vastu 21. jaanuari ja ka vastu 22. jaanuari neid unenägusid, mis tulevad, et need võivad kanda endas väga olulist informatsiooni. Ja praegu see teema, mille kohta võib siis eriliselt väekalt info tulla, on siis meie enda kirg, mille suhtes me kirglikud oleme, mis on see, mis meid sütitab, miks me siia planeedile oleme tulnud, et need teemad äratavad meis huvi, et see huvi ongi siis selline nagu tuleleek, kireleek, mis hakkab meid edasi suunama, et võib-olla sa näed unes või läbi meditatsiooni tunned, et sul on huvi, entusiasm mingi teemaga seoses, et siis jällegi mitte pahandada endaga, et miks ma juba seal ei ole või miks ma juba ei näe, vaid hästi rahulikult vaadelda seda kohta, et aga mida mul on vaja nüüd õppida või endas arendada või avada selleks, et see teema saaks minu jaoks hakata uuel moel lahti rulluma. Väga huvitav tuleb ka teine leegikaart, on siis julguse leek, et luba endal seda kireleeki veelgi võimendada, et hinga endasse julgust, et see julgus hakkab sulle valgustama sinu teekonda, et sinu vaprus läbi varjude maailma liikuda, läbi pimedama aja liikuda tagasi valgusesse hakkab sulle tooma neid õigeid teadmisi, inspiratsiooni ja juhatust. Vaat kui huvitav, siin tuleb ka taroopakist, tuleb siis, ka tegelikult tuleelement on siis sauade äss, mis räägibki siis uuest kirglikust algusest. Et siin võimalik, et algallikas saadab meile mingi olulise märgi, sõnumi, sümboli, teejuhise. Võib-olla sulle tuleb ka mingisugune uudis, mingisugune teadaanne, mingisugune võimalikkus näitab ennast. See on selleks, et sa saaksid teadlikuks, et see on teadlikuks saamise päev. See ei ole see päev, kus sa pead nüüd käised üles käärima kohe 24/7 selle teemaga tegelema hakkama, vaid see on see vastuvõtmine. Ma võtan selle algallika juhatuse vastu ja nüüd on minu vaba valik. Kas ma liigun kaasa armastuse juhatusega või ma valin jääda vanamoodi mustrisse, et siin antakse meile nii-öelda selline võimalik, et siis nagu mõnes mõttes nagu võidupilet, et näed, kui sa valid selle tee, siis see on sinu võidutee. Aga seda teekonda planeerida, selle teekonna planeerimine ei pea olema üksinda. See võib olla siis kas koos teiste inimestega, oma perega, oma kaaslasega, oma kallimaga, algallikaga kooskõlas, ehk siis tunne, taju ja mõista seda, et sa ei ole teekonnal esiteks kunagi üksi, sinuga on ka sinu kaitseinglid ja vaimsed teejuhid.
ja rääkides sellest, et on võidupilet sulle antud, tuli ka võidukaart, palun väga. Ma veel imestan, et ma imestan, aga ma vahepeal ikkagi imestan ja seda on tore teha, seda imestamist. Aga ühesõnaga, kui su elus on praegu segadus, sa ei tea, kuidas edasi liikuda, mida teha, siis ma soovitan, et mediteeri, lõdvesti võta rahuaega, selgus tuleb, et siin antakse mingisugune väga oluline teadaanne meile algallika poolt, ei ole vaja karta, et oi, et äkki see on ainult välja valitutele, kes asju ette näevad. ei, õigel ajal, õiges kohas, sa tunned intuitsiooni järgi ära, millal see enda jaoks see aeg võtta ja sulle see õige infotulv ka tuleb. Aga selle eelduseks on siis see, et sa ei piki oma päevakava nii tohutult täis, et sul ei ole üldse hingetõmbepausi aega, rahupausi aega. Et selline sügavusse minek nõuab meilt aeglustamist, oma käiguvahetust, ütleme siis niimoodi. 22. jaanuar. 22. jaanuar on väga võimas, väga jõuline valguse seemnete toomise päev, et siin on nüüd mingi info tulnud, siis see on väga hea päev, et teha sellist kokkukõlamist universumiga. Üks moment. Et 17. veebruar algab meil ka tulihobu aasta. Et praegu, mida ma tajun, ongi siis see, et meile tehakse ettevalmistus, et me sellesse uude tulihobu energiasse läheksime ka uue teadvelolekuga ja otsustaksime ja valiksime ise, et võtaksime vastutuse tõesti, sest see puudusteadvuses elamine, et mul ei ole ja mina ei oska, ma veel ei näe ja need eitused on need, mis meil on vaja tõesti üle kirjutada. Kasuta neid eitusi, seda negatiivsust kui stardipakku, et luua uued jaatavad otsused. Ja kui tulevad üles hirmud, siis tead, see ei ole märk selle kohta, et sa oled midagi valesti teinud, vaid märk selle kohta, et elu ehk siis universum, kogu reaalsus näitab sulle ära, mis sul on olnud ees sellele, et see saaks õnnestuda. See ei tähenda seda, et see sinna ette jääbki, sageli meie hirmud on täiesti irratsionaalsed ja ei põhine absoluutselt tegelikkusel. Et julgedes oma hirmud läbi vaadata ja need vastu võtta, me tuleme täieliku edu ja õnnevooga kooskõlla, ehk see on siis selline energia sellel päeval, kus me võime tajuda, et näed, seda ei ole ja toda ei ole, aga siis elu ütleb, aga vaatas, need ongi need kohad, kuhu sa saadki seemneid külvata. Seda ei ole ja toda ei ole, aga aitäh universum, et sa näitad, kuidas seda luua. Aitäh universum, et sa annad selle teadlikkuse, need vahendid, selle inspiratsiooni, selle õpetuse. Et see puudus tegelikult suunab meid veel tugevamalt suhtlema algallikaga, et me tuleksime sellisesse ülempreest rinna energiasse, kes siis ongi kanaliks maa ja taeva vahel, et see, kui me varasemalt ei ole näinud, ei tähenda seda, et me ei näe, vaid seda, et me läbi kaastunde avame oma silmad ka pimedas, ka hirmu kogemuses ja õpime nägema ka nendes kohtades valgust ja nägema enda õiget teed ka siis, kui tundub, et hirmud on meid täielikult enda alla matnud. Väga hea päev, et teha ka tervendusprotsesse, teraapiaid, sügavamaid rännakuid ja saada nõuandeid ka nende käest, kes on juba väga hästi ühenduses, nii et võimalik, et sulle tuleb siin ka õige info, kui sa sellele avatud oled, vaatad mingit kaardi lugemist, loed mingit raamatut, tutvud mingi infovooga, mis on sind toetav ja väestav. Ma näitan ka üks selline abiline, mida
ma algallika juhatusel valmistasin ja mis mind on meeletult aidanud ja nüüd on see siis ka Eestis raamatupoodides, on see ingli päevik, kus on siis 21 erineva ingliga tutvumine ja siin on ka värvitavad mandalad. Ühel hommikul ma leidsin ka ingli sule enda siit raamatu kõrvalt, et sa saad lugeda nende erinevate ingli energiate kohta, teha selged taotlused, värvida ka mandalaid, mis mulle meeldib, väga mõnus selline hommiku alustus, vastata küsimustele, et selle ingliga paremini koostööd teha, mida see ingli energia aitab sulle siis sinu ellu tuua ja luua, siis ka taotlused selleks päevaks ja ka siis kiri inglite abiga endale ja ka õhtupäeviku osad, mida sa sellel päeval siis taipasid ja õppisid. Ja seda ei pea täitma siis igapäevaselt, sa võid ka näiteks kord nädalas seda täita, näiteks iga pühapäev. Sest et ingli energiad on sinu enda kõrgema mina osised ja õppides enda kõrgema minaga koostööd tegema, siis õige info tuleb sul õigel hetkel. Mina olen väga palju abi saanud selle päeviku täitmisest. Praegu täidan seda päevikut vist 3. ringi, et tohutult naudin seda, kuidas elu peegeldab ja toob mulle seda õiget infot täpselt siis, kui ma seda vajan, sest ma pöördun universumi poole. Ja see on just see, mida see energiatsükkel suunab meid tegema, et kui sa ei tea ja ei näe, aga küsi, ole avatud ja see õige info ja õiged ressursid tulevad sulle täpselt õigel hetkel. Et just need teadmatuse kohad on tegelikult meile suureks abiks, et me õpiksime just seda teadlikkust siis universumiga koostöös endale tooma ja looma. 23. jaanuar räägib siis sellest, et on aeg enda kehaga, enda kehatasandiga rohkem kas kokkulõimumist tuua, on see siis läbi jooga, läbi enda keha märguannete järgimise, et kehatundlikkus võib sellel päeval olla tugevam kui tavaliselt, mis omakorda võib tuua tunde, et ma pean väga enda eest seisma, et minu kehavajadused saaksid vajalikku tähelepanu. Aga see on hea, sest see piiride seadmine ja otsustamine, mis mulle meeldib, ma teen nii ja mis mulle ei sobi, seda ma ei tee, on igati küpse inimese tunnus. Et see ei ole mingisugune, et oi, miks ma pean seda tegema, vaid selliselt saab meie enda sisemine mees ja naise energia mees astuda pühasse abiellu, pühasse liitu ja olles enda sees pühas liidus, pühas kooskõlalisuses, saab see ka peegelduda väljapoolt. Et praegu selline enda järgi elamine, enda esikohale seadmine, enda kehavajaduste järgimine toob meile mitte ainult hea enesetundega, vaid ka selge visiooni selle kohta, kuidas me tulevikus saame elada. Et siin on väga ilus armastajate energia väljas sellel päeval, mis tähendab seda, et ühisväli, see maa magnetväli ja armastuse atmosfäär, milles me kõik oleme, kes me kõik oleme, võib meile tuua tõesti väga kaunid kogemused, romantilised kogemused, südamlikud kogemused, et väga hea päev, et suhelda, tuua rohkem sellist lähedust, intiimsust, mitte ainult algallikaga, vaid ka omavahel. Et selline kannatlik meel, mis on võib-olla olnud vahepeal kannatamatuses, saab siin meil universumi poolt toetust, et kui me oleme olnud kannatamatud mingi teema suhtes, siis me võime näha sellel päeval, et näed, aga minu kannatlikkus on ennast ära tasunud ja see, et ma ennast väärtustan, on ennast ära tasunud, et väga ilus selline reedene energia. Reede on ka Põhjamaade mütoloogia kohaselt siis
Freia päev ja Freia ongi siis selline seksuaalsus, sensuaalsus, maine, jumalikkuse kogemine maises kehas, algallika kogemuste toomine ka läbi füüsilise tasandi. Nii et väga hea päev, et teha püha seksuaalsuse praktikaid, olla koos oma kallimaga ja ka teha tulevikuplaane, et siin otsustades ja valides panna ennast esikohale, kui see on sinu saatuse poolt määratud sinu õige partner, siis sa võid näha, et see meesenergia, kui sa oled naine, siis see meesenergia tuleb sinu otsustega kaasa, et siin on just seda suhtlemist väga hea teha, et ka mõttetasandil, suhtlemise tasandil omavahel harmoniseeruda ja sellel päeval võib tulla ka väga olulisi sõnumeid, selliseid teadaandeid, kellegi SMS, ühesõnaga rõõmusõnumid ja selline suhtetasandite korrastatus on selle päeva sellised põhilised energiad. Ja kõik, mis sellel päeval läheb hästi, siis pane tähele, et see on universumi märguanne sulle, et see teema on algallikaga kooskõlaline, et õpi tähele panema. Õpi tähele panema, et see õnn, mis su ellu tuleb ja see õnnestumine, mis su elus on, ei ole juhus, et see on kõik tänu sellele, et sa oled lubanud endal algallikaga kooskõlastuda ja et sa oled lubanud endal jääda, ütleme siis, kannatlikuks, truuks kohale ka nendes kohtades, kus oleks tahtnud ära joosta. Ja kui sa oled mingisugusest kohast ära jooksnud, ütleme, et sa ei ole siin eelmistel päevadel nende energiatega enda hinge järgi toiminud, siis sa näed, et see ei toimi, et ära jooksmine ei toimi, et see põgenemine enda eest ei toimi. Et siis on vaja lihtsalt rohkem panustada oma aega ja energiat sellesse, et endaga kokku tulla, endaga kooskõlastuda, mitte enda ego minaga, enda hirmu minaga, vaid enda südamega kooskõlastuda. Ja sellest ei ole ka midagi, kui selline põgenemine või mingis võtmes selline ärapöördumine on olnud, sest siis sa näed, et sul on alati vaba valik ja sa saad aru, mida su valikud toovad. Põhjuse ja tagajärje seos hakkab sulle saama järjest selgemaks, et ükskõik, mis su elus on, kõik õpetab sind ja kõik toetab sind, et enda armastamise õppimine tähendabki sageli mitmete erinevate toimimisviiside läbi katsetamist. Et me saaksime aru, kuidas see mehhanism meis töötab. Igatahes on sellel päeval väga võimas potentsiaal ja väga võimas võimalikkuste väli meie jaoks avatud, et millele me tähelepanu suuname, siis see läheb väga jõuliselt kasvama. Et siin on väga hea teha ka taotlusi ja otsuseid ja valikuid langetada. Et kes soovib, siis mu uus raamat Armastuse kutse on siis ka raamatupoodides, kes soovib just armastusteemades luua korda, korrastatust, ümberhäälestust või siis ka manifesteerida enda ellu õnneliku suhte partneri ja kogemus. jaanuar. 24. jaanuar on maandatuse läbi julge iseenda kohalolu nautimine. Ja miks ma ütlen maandatuse läbi? Sest et kui me oleme liiga palju ärevuses ja liiga palju ülemõtlemises, siis me justkui magame maha selle tõe seemne, mis meis juba on. Et me võime alati vaadelda 10 eri varianti korraga, kui me oleme ärevuses, rahunedes ja lõdvestudes me tunnetame enda sees
tunneme nagu selle õige tunde, avaruse tunde endas ära. Et selle päeva väljakutse on see, et meil on hirmud, ma ei tea, äkki läheb halvasti, äkki on ikkagi draamad, äkki on ikkagi probleemid tulemas, et selline nagu teiste draamadesse liigselt sisse ketramine võib olla see, mis meid tõmbab nagu sellest enda tõe vaatlemisest või tajumisest või mäletamisest eemale, aga siis sellel päeval ongi hea meelde tuletada ka, ma jään julgelt kohale, mina olen endas julgelt kohal ja las need teised teevad, mis nad tahavad ja las nende ego rajatised kukuvad kokku ja kuigi nad karjuvad ja võib-olla, mitte võib-olla otseses mõttes, aga ütleme niimoodi, et hirmuminad leiavad alati põhjusi, miks ükskõik millega rahulolematu olla. Mina ei pea enda rahu laskma teiste rahulolematusest häirida. Et siin nagu ebateadlikumad inimesed, kes ei ole võib-olla nii küpses energias sinu ümber, võivad sulle näidata, et issand, maailmas on kõik nii valesti. Nagu ei olegi ühtegi head asja, nagu ei olekski. Sest et nende hirmule rajatud elud kukuvad kokku, aga sinu asi ei ole mitte nende paanikaga kaasa minna, vaid jäädes sellesse kesksesse rahu energiasse, sina oled see, kes näitab enda eluga ja enda rahuga valgust. Kohalolu on valgus. Kohalolu on tervendus. Kohalolu, lihtsalt ka rahus olemine on tohutu tervendus. Nii et selline enda maandamine, oma teele truuks jäämine tuleb meil sellel päeval teadlikult valida, et siin ei ole nagu sellist nagu võluvõtit otseselt ei ole, et mis sul aitab seda teha peale selle, et sa oled lihtsalt teadlik, et ma ei lähe teiste lugudega kaasa ja kui teiste inimeste eludes kukuvad mingid asjad kokku või kui enda elus tundub, et mingi teema kukub kokku, siis see ei ole mitte katastroof, vaid see on see koht, et see ei olnudki tõele rajatud ja järelikult on midagi paremat plaanis. Et ära oota sellel päeval suuri edasihüppeid, sest et suured võidud tulenevad ikkagi väikeste võitude koos paketina, ütleme siis niimoodi. Et tähista igat väikest võitu, kui sa puutud kokku mingi toksilise energiaga, siis sa ei lähe sellega kaasa. Sa oled sellega juba tõstnud maamagnetvälja sagedust tohutult, sa oled siia aidanud tuua uut energiat, draamavaba rahuenergiat, siis see ongi see võit, mida palutakse teha, et see, millest meil on vaja maha jätta, on draamadega kaasa minemine, toksiliste energiatega kaasa minemine, lihtsalt keskmesse jäämine ja see nõuab meid julgust, aga olles teadlikud sellest, et see on selle päeva kutse, siis on meil ehk võimalik küpsema pilguga seda kõike näha ja mitte ennast lasta nendel illusioonimängudel eksitada ja nii kergesti kaasa viia. Ja 25 jaanuar. 25 jaanuar on tervenduspäev ja see tervenemine seisneb selles, et mis iganes on, mina jään rahusse, mina jään maandatusse, mina jään endaga kooskõlla. Et just kõik missugused duaalsuse aspektid endaga tahavad kaasa viia, on see siis mingisugused skaalad, õige, vale, ilus, kole, tohib, ei tohi, vale, õige, siis ma olen kõige selle kõrvalt vaataja ja selles neutraalsuse olemuses ma olengi kokku lõimunud algallikaga, et see lõimumine ei toimu läbi selle, et mul on nii-öelda kõik hästi, vaid see, et ükskõik mis on, ma jään alati kõrvalt vaatajaks. Ka siis, kui läheb väga hästi, siis ma ei samasta ennast selle rolliga, kellel läheb väga hästi, vaid mina olen vaatleja, kes vaatleb seda, kuidas kõik läheb hästi.
ja hakkan mõistma, et nii hästi minemine kui mitte nii hästi minemine on tegelikult võrdsed, et siin ei ole selles mõttes erinevust, et kui ma olen selles kogemuses, kes ma mäletan, et ma olen vaatleja, ma olen puhas teadvus, siis selles kogemuses mõnes mõttes ei ole vahet, mida ma vaatlen, sest see kõik, mida ma vaatlen, mida ma saan näha, mõõta, tajuda, mis on muutuv, on nagunii illusoorne maailm. Et siin selline erinevuste läbi teadlikkusse jäämine või teadlikkusse tõusmine ongi see, kuhu meil on vaja ennast ankurdada. Ja see nõuab meilt rahuoskust, kohaloluoskust, teadvelolekut, olla lihtsalt teadlik sellest hetkest, selle hetke võlust ja ilust ja niipea, kui me avame enda sees selle kohalolu, tunnetuse ja taju, siis avanevad meie jaoks, võime isegi öelda, täiesti uued dimensioonid, uued nägemused, uued võimalikkused näitavad ennast, sest et minnes liigselt kaasa mingi looga, siis me oleme nagu lennus, lendame mingisuguse teemaga kaasa, maandust ei ole, siis tulevad ärevused, hirmud, segadused, aga kui ma olen kohalolu ja ma teadvustan, et ma olen alati, minu sees on see turvalisus, mida ma olen soovinud, minu sees on see rahu, minu sees on see armastus, minu sees on kõik, millest ma olen unistanud, siis meie naisenergia tõuseb kuninganna staatusesse, ehk see on selline võimas naisenergia ärkamise päev ja naisenergia tunnus ongi siis kehaga väga hea kontakt. Et see meesenergia domineerimine võib siis seisneda selles, et on ülemõtlemine, vastandlikud mõtted, segadus, kaos, peas on täielik korralagedus, siis seda saamegi tasakaalustada läbi teadveloleku, läbi jooga, läbi hingamise, sügav hingamine ja lubamine endal kõiki neid kogemusi tunda, aga teadvustades, et need tunded ei ole mina, need mõtted ei ole mina olen see, kes vaatleb, mina olen lihtsalt, ma olen lihtsalt, et ma olen lihtne, mina olen lihtne. Mõtted võivad olla keerulised, aga mõtted ei ole mina olen lihtne ja see, mis on minuga kooskõlas, on samuti minu jaoks lihtne, see avaldub minu jaoks lihtsalt samm-sammu haaval. Et kuninganna energias olles külluse voog, küllusteadvus, mis iganes tasandil avab ennast meie sees loomul tasa, kui me ei võitle sellele vastu. Probleem on selles, et kui meesenergia ehk mõte võitleb meie lihtsuse tunde vastu, siis me lähme kogu universumi vastu. Selle päeva energia kutsubki siis lihtsusesse ja läbi selle meie teadvuse tasand tõuseb ja me hakkame nägema peale seda, kui teadvuse tasand on tõusnud, me hakkame nägema uusi võimalikkusi ja hakkame nägema ka seda, kuidas tegelikult need kogemused või olukorrad või situatsioonid, mida me oleme võib-olla pidanud võimatuks, on tegelikult need on võimalikud. Võib-olla need ei ole kohe kohal, aga see, kui ma olen juba enda olemusega, enda armastuse olemusega kooskõlas, võib tekitada isegi tunde, et ükskõik, kas unistus on täitunud või mitte. Mina olen juba õnnelik ja kui ma selles kohas olen, siis ma olen ka magnetiks nende unistuste täitumisele iseeneslikult väga lihtsalt. Nii et kui on siin küllusteadvuse teemad olnud, rahateemad, maisel tasandil hakkama saamine, et kuidas ja mismoodi üldse kõik võimalik on, siis juured maha, juured südamesse, oma kehaga kontakti ja tuletada meelde, et meie olemus ongi küllus. Küllusteadvus on meie tõeline olemus ja puudusteadvus on lihtsalt õpitud maskid, õpitud blokeeringud ja mängud, meelemängud, et selline ärevuse ülestõusmine ei ole sellel päeval
märguandeks selle kohta, et sina oled valesti, vaid et su tähelepanu on olnud endast väljas, tuleb tähelepanu tuua tagasi iseendale, enda külluse olemusele, siis need vanad koodid, need vanad programmeeringud iseenesest kaotavad oma jõu, et me ei huvitu enam nendest asjadest, me peaksime neid parandama, vaid et minu fookus on sellel, mis on juba täiuslik, ehk siis minu kõrgem olemus on juba täiuslik ja seda tunnetades hakkab elu meie järgi häälestuma, võime siis elu nii tajuda, ütleme niimoodi, tegelikult siis me oleme lihtsalt selle ajaliiniga ühenduses, kus me olemegi terviklikkuse kantuses. Ja siis võib-olla ka kaksikleegiteelistele väga õnnelik, väga võimas pühitsuse päev ja tuleb siin ka meeldetuletus, et kõik on võimalik, et tead, see, mida sina soovid, seda soovib ka elu sulle tuua, aga mitte läbi selle, et sa pingutad ja ajad seda kogemust taga, vaid et sa lõdvestud ja tunnetad seda tunnet, et see, mida ma olen otsinud väljast, juba on minu sees, see terviklikkuse üks olemine. Algallikaga saab peegelduda ka siis kaksikleegi suhtes harmoonilisuse kogemusena, seisundina, kus ma ei võitle elule vastu ja ma ei alahinda elu, vaid et ma väärtustan ennast ja tean, et elu väärtustab mind ja kõik, mis vaja, tuleb alati õigel hetkel minu ellu. Sellised sõnumid selleks nädalaks, soovin teile maagilist voogu, edu, küllust, rikkust, rõõmu, rahu, raha, kõike seda, mida te olete soovinud ja unistanud ja igatsenud, on kuuloomisaeg, on aeg luua endale uus voog läbi algallikaga ühenduse tunnistamise, see juba on sinus, kui sa sellele vastu ei võitle, rahuned, lõdvestud, maandad, siis sa seda ka näed, seda on vaja ise vaba tahte alusel valida teha. See on selline energiatsükkel. Soovin teile südamest kõike head, aitäh teile, kallid, et kes te olete minu tegevust toetanud, olete teretulnud kuulama ka meditatsioone mu koduleheküljelt ja tellima ka e-koolitusi, kui on huvi. Olge õnnistatud!